Siis teiseks anname sõna ka siis finantsjuhtimise osakonna inimestele, et nad räägiksid pisut täpsemalt nendest muudatustest, millest praegu on kõige rohkem juttu olnud. Ja siis ka väike avatud mikrofon, nii suure inimeste hulgaga tõenäoliselt me kõiki ettepanekuid ära kuulata ei saa, mis teil meelel või keelel on. Aga nagu alguses öeldud, ka siis ettepanekud läbi linnade valdade liidu koondame niimoodi, et nad jõuaks siis ka ministeeriumisse ja saaksid töölauale võetud ja läbi kaalutud. Et protokollimise huvides ka siis salvestame ja osakond meil siis ka koostab tänase päeva kohta lühikokkuvõtte. Ja siis saame seda hiljem lugeda ja ka seda meie tänast slaidikava siis ka jagada kindlasti. Sulev noogutab peaga on ju niimoodi. Just, Sulev noogutab peaga. Nii, aga kui meil minister on valmis, siis annan mikrofoni üle regionaalminister Madis Kallasele, selleks, et teha siis väike sissejuhatus sellesse suurde ja olulisse teemasse. Aitäh ja palun, Madis Kallas, mikrofon on teie. Aitäh. Head, ma loodan, Neeme, sa saad öelda, kas ma olen kuulda ka? Sa oled väga hästi kuulda ja näha. Väga hea, aitäh. Et ma küll Neeme sissejuhatust ei jõudnud kahjuks kuulata, aga ma eeldan, et ta rääkis ära, mis ja kuidas meil täna on plaanis. Aga ma siis annan lühikese ülevaate sellest, kus me hetkel oleme, mis puudutab kohalike omavalitsuste siis seisu ja tänast olukorda. Ja võib-olla paljudele tundub see võib-olla aja raiskamine, et miks me uuesti räägime ära, et me kõik teame, et kohalike omavalitsuste olukord sõltumata regioonist on äärmiselt keeruline. Lihtsalt need murede fookused on mõnevõrra erinevad, siis, kui rääkida suurlinnadest või väikestest maapiirkondadest. Ja mul on üks palve, et Neeme, sa kindlasti mainisid, et me ka lindistame, kes soovib täpselt, et on soovi tulnud juba ka seda järgi siis kuulata või näha, et kuidas me selle aruteluga edasi läheme. Aga mis ma tahtsin öelda seoses siis tänase olukorra ülevaatega, mida me kohe alustame, on see, et meie enda jaoks kohalike omavalitsuste inimeste jaoks tundub see midagi iseenesest mõistetavat ja me teame, millised on need väljakutsed, kus on need keerulised kohad, siis kahjuks peab tunnistama, et väga paljud osapooled, kellega mina ministrina või ma eeldan ka teie kohalike omavalitsuste juhtidena, kohalike omavalitsuste töötajatena kokku puutute, tegelikult ei adu seda probleemi sügavust, ei saa täpselt aru, mismoodi ja kuidas see ebavõrdsus meil väljendub ja seetõttu ma teeksin sellise 10-minutilise ülevaate uuesti, mismoodi ja kuidas ja kus me täna oleme. Ja ütlen ka veel kord suur tänu, ma vaatan, et meid on meeldivalt palju siin. Maagilisest 79 on küll üks puudu ja teades, et meil on siin mitu inimest ka ministeeriumi poolt, ka erinevate liitude poolt, ma eeldan, et siis kõik kohalikud omavalitsused vähemalt eraldi arvutitega sisse ei ole loginud, aga mul on hea meel, et meid on niivõrd palju ja see esimene arutelu või ütleme siis pigem selline arutelu käivitamise koosolek on meeldivalt paljude osavõtjatega. Et Andrus võib panna siis järgmise slaidi. Kõigepealt kordame uuesti üle see, et mismoodi me täna oleme siis koalitsioonilepingus näinud siis regionaalset ebavõrdsust vähendavate tegevuste või sellise üldsõnastuse näol ja siin ongi siis öeldud, et tasakaalustame omavalitsuste tulubaasi, et vähendada valglinnastumise ja regionaalse mahajäämuse negatiivsed mõjusid, arvestades siis rahvastiku jaotust ja töökohtade paiknemist, lisaks siis mitmetele muudele aspektidele. Ja soov on ka suurendada siis kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat, võimaldades kohalikel omavalitsustel näiteks suuremat paindlikkust kohalike maksude kehtestamisel, et see on siis selline üldsõnastus, et võib panna edasi. Siis
kuidas ja mismoodi me saame siis näha seda regionaalset ebavõrdsust, mida väga hästi ka juba küsiti. Et ma olen alati öelnud, et üks asi on emotsioonid, mida me näeme Eestis ringi sõites, ja teine asi on siis faktid, numbrid, läbi mille me saame siis seda regionaalset ebavõrdsust näidata. Ja antud juhul on siis esimene slaid meil olukorra kirjeldamiseks on siis SKP võrdlus riigi keskmisega ja siin me näeme, et siis on kaks sellist tulpa. Üks on siis 21 aastat tagasi ja teine on siis 21 aasta ülevaade ja näeme ilmekalt ära, et jätkuvalt Harjumaa areneb oluliselt kiiremini, on oluliselt siis paremal järjel võrreldes teiste piirkondadega ja Tartu on ligemale sinna 100% siis juures ja kõik ülejäänud maakonnad on siis kes 60% juures, kes 80% juures. Aga ma arvan, et me siia kinni jääme, pärast saate ka endale need slaidid ja siis saate seda vaadata. Ja nii, põhitulu elaniku kohta tasandusfondi mittesaajatel ja saajatel, kui meie eesmärk on see, et tasandusfondi saajate ja mittesaajate siis üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta ei tohiks olla üle 20% erinevusega, siis hetkel me liigume juba ligemale 30%-ni, see on siis sinine joon, aga tahaks, et see oleks see soovitud joon siis seal 20% juures. Aga kahjuks on jah nii, et ikkagi need piirkonnad, kus elanikkonna juurdekasv on pidev ja läbi sellega siis töökohtade loomine on minemas järjest ja järjest rohkem siis teiste piirkondade eest ära ja seda 20% soovitud piirmäära me hoida kuidagi hetkel ei suuda, et see tähendaks arvestatavas mahus süsteemide ümbertegemist ja kindlasti seda me saamegi pärast ka puudutada. Et võib panna järgmise. Siis kuidas on praegu siis vähem tulukamate KOV-ide finantsolukord, et mismoodi ja kuidas on siis ta nii-öelda sellise hinnangu skaalal. Ja siis näeme, et nagu ma alguses ka ütlesin, et tegelikult on kõigil kohalikel omavalitsustel on keeruline ja sõltumata sellest, kus ta asub või milline on tema finantsolukord, et võrreldes siin paari aasta tagusega on need näitajad läinud kõigil siis negatiivsemasse. Kellegi mikrofon. Et ma vaatan, proovin uuesti. Kas ma ei tea, mulle endale kajab vastu kuidagi? Nüüd läks ära. Et see just näitab siis slaid ära, et tulukad omavalitsused, keskmised tulukad ja toimetuleku nii-öelda piiri peal olevad omavalitsused, kõigi olukord on läinud viimase paari aastaga raskemaks, aga jälle vahed siis tulukate ja toimetuleku piiri peal olevate kohalike omavalitsustega on läinud samas jälle suuremaks, et need on jälle statistilised andmed, ühtepidi põhinevad siis toimedel numbritel, aga eks ta mingil määral näitab ka seda tegelikku olukorda Eestis. Ja vähem tulukamate KOV-ide teenused on ka siis meie kaardistuste järgi ka kehvemal tasemel. Kui vaadata siis sisuliselt kõigis valdkondades on siis tulukatel see parem ja eile just arutasime ka oma maja sees, et näiteks ettevõtluses on see mingit moodi teistpidi, siis on planeerimises, on see mõnevõrra siis äraspidises loogikas, aga seal võibki see teema olla väga palju, et planeerimise koha pealt see surve on ka oluliselt suurem siis nendesse piirkondadesse, kus arendatakse rohkem, seal võib-olla need tähtajad ka sellest tulenevalt on suurema surve all, erinevad siis piirkondadest, kus elamuarendust ei toimu
või mingid ehitustegevust sellisel tasemel ei toimu ja kahjuks Eestis on ka selliseid piirkondi, kus korterelamuid või selliseid tegevusi ei ole ammu piirkond näinud. Nii võib edasi panna, et siis ja kuidas on siis olnud selle aasta olukord läbi numbrite, et tulumaksu kasv siis esimesed 7 kuud on olnud pluss 12%, mis on olnud suurem, kui me kevadel prognoosisime ja kokku on KOV-idele siis laekunud üle 50 miljoni rohkem, aga samal ajal me teame väga hästi, et kui palju on kasvanud tööjõukulud, kui palju on kasvanud majanduskulud ja nii edasi, et tegelikult see 12% on küll ilus number, aga reaalsus on see, et nagu see üks slaid varasemalt näitas, et tegelikult olukord kohalikel omavalitsustel ei ole sellest kuidagi paremaks läinud, kuna samal ajal kõik sisendhinnad ja mitmed teised komponendid on ikkagi näidanud suurt kulu või suurt kasvu. Siis, mis veel 23. aasta olukord on mõjutanud, et väga palju on jutuks olnud hooldusreformi rahastuspõhimõtted ja me kindlasti koos Sotsiaalministeeriumiga soovime need ka üle vaadata, et mismoodi ja kuidas tulevikus siis hooldusreformi rahastamine saab olema, et hetkel on selle kohta palju siis kriitikat tagasi tulnud ja me kindlasti ei taha sellest kriitikast kuidagi mööda vaadata ja pigem tahame koos teiega leida lahendused, et kuidas ta võiks olla siis korraldatud järgnevatest aastatest. Et järgmise aasta osas on seda keeruline teha, aga just kuna ta on ikkagi loodetavasti jääv siis rahastus, et kuidas seda teha siis alates 2025. aastast. Ja siin viimane lause ütleb kõik ära, et kokkuvõttes on endiselt oodata 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga kohalike omavalitsuste finantsolukorra halvenemist ja seda siis kõigi piirkondade, sisuliselt kõigi piirkondade vaates on alati mõned üksikud erandid olnud ja ka neid me saame siis juba soovi korral nende kohalike omavalitsuste juhtidega eraldi arutada. Ja kui nüüd vahepeal me teeme siis ühe ülevaate sellest, et missuguseid nagu muudatusi, ma arvan, et on järgmine slaid, Andrus võib korra panna. Jah, saame ka selle ennem ära arutada, et kuidas me võiks edasi minna, kui täna ülevaade sellest tänasest olukorrast on lühidalt antud. Ma arvan, see ei tulnud kellelegi üllatuseks, missugune olukord Eesti kohalike omavalitsuste siis finantsolukorraga hetkel on. Siis ajakava osas on Eesti Linnade Valdade Liit esitab seisukoha tulubaasi muudatuste kohta siis 5. septembriks. Siis arutelud on augustist kuni novembrini, kaasa arvatud siis tänane arutelu ja valitsuskabineti arutelud on planeeritud siis alates detsembrist. Ja plaan on, et me jõuame siis soovitud muudatustega kevad istungjärku, et need oleks ilusti 1. juuliks vastu võetud, et nad saaks rakenduda kõik soovitud muudatused siis hiljemalt 1. jaanuar 2025. Ja pigem arutelude küsimus ongi just selles, et nii palju kui võimalik me sooviks neid teha vahetusarutelu formaadis ehk teeme kas või väiksemates gruppides, et ka võib teha neid erinevates Eesti piirkondades, aga et saaksimegi arutada, mismoodi ja kuidas võiks olla siis need muudatused tehtud ja eks me siit saamegi Linnade Valdade Liiduga arutada, et kuidas seda kõige parem oleks teha, et see Teamsi kaudu jääb ikkagi see distants minu hinnangul liiga suureks ja sellist head arutelu on oluliselt keerulisem teha kui vahetult. Aga minu poolt on praegu suures pildis sissejuhatuses kõik. Ma sooviks, et me saaksime täna 1,5 tunniga selle nii-öelda asja käima tõmmatud, põhiasjad ära räägitud, siis me jääme ootama juba suheldes Linnade Valdade Liiduga, et kuidas me võtame neid sisendeid vastu teie poolt. Kindlasti saate ka eraldi kirjutada meile, mitmed kohalike omavalitsuste juhid on meiega ühendust võtnud ja oleme teinud ka ja planeerimas ka eraldi kohtumisi nendega. Aga see,
see, et mingid muudatused on vaja teha ja mingid muudatused veel tulevad, et ma arvan, et see on ühtepidi paratamatu ja teistpidi ka kindlasti vajalik. Ja küsimusi võite siia chati panna, ma näen, et siin vestlus juba käib, Neeme siin on mõnele küsimusele vist juba jõudnud ka vastata ja siis on võib-olla kõige lihtsam, sest kui me sõnadest tahame nii, et jah, siin ongi, milles väljendub parem järg, et jah. Aga ma arvan, et me ei hakkagi täna seda asja siin avama, et omavahel siin, et mis või kuidas on Eestis hästi või mis piirkonnas on Eestis hästi. Minu hinnangul on Eestis igas piirkonnas omad väljakutsed, aga on piirkondi, kus see olukord on oluliselt suuremate väljakutsetega ja keerulisem kui mingites piirkondades ja seni ei ole suutnud ei ministriametis ega teistes ametites mind keegi ka vastupidises ümber veenda ja sõites mööda Eestit ringi, et siis ma väidan jätkuvalt, et muresid on igal pool, aga mõnes kohas on nad suuremad kui mõnes teises piirkonnas. Et see nii kahjuks on. Aga siis ma annakski sõna nüüd Andrusele. Andrus Jõgi teeb siis ülevaate võimalikest nendest muudatustest, mis on laua peale meile tõstetud, mis on teie poolt saadetud varasemate aastate jooksul ja mida me ise oleme siis ühte või teistpidi siis kaardistanud. Ja see loetelu võikski olla see aluseks siis tulevastest aruteludest, et kuidas ja mismoodi me mingite asjadega edasi lähme ja mismoodi need võiks mõjutada Eesti kohalike omavalitsuste siis olukorda positiivses suunas. Et palun, Andrus. Aitäh. Tere päevast kõigile ka minu poolt, et ma lähen nüüd natuke tehnilisemaks ja räägin üksikasjalikult sellest, et millised ettepanekud meil oleks nüüd siis, milliseid muudatusi võiks nüüd järgnevatel aastatel omavalitsuste tulubaasi osas ette võtta. Nüüd nende aruteluga me alustasime rahanduse töörühmas juba pea aasta aega tagasi, et meil suurem kokkuvõttev arutelu toimus nüüd ka Tartus aasta alguses, kus me käisime läbi põhipunktid, mida vajaks omavalitsuste süsteemis muutmist. Neid muudatusi oli palju. Need on protokollis ilusti kõik kirjas, ma neid üksikasjalikult üle käima ei hakka, aga markeerin lihtsalt ära, et ega kõik need muudatused, millest me nüüd rääkima hakkame, hiljem põhinevad suuresti ka samal sellel, mida me Tartus kokku leppisime. Peamiselt need puudutavad siis finantsautonoomia küsimusi, see on siis ka nii ka maksude osas kui ka toetusfondist tulubaasi viimise osa, aga lisaks näiteks töökohtadega omavalitsuste tulubaasi osaliselt sidumist, kui ka maksude osa lisaks ka tasud, osad on tasud, aga ka muudatusi tasandusfondi sees, et ka neid arutasime ja leidsime, et seal väga mitmeid muudatusi oleks vajalik teha. Nii et tegelikult neid muudatusi on päris palju ja on ka muidugi selge, et ega neid kõiki ei jõuaks ka siin ühe aastaga või mõne aastagagi ja võib-olla mõne kümnendiga mõnda isegi neist rakendada, et näiteks et kas KOV-idel oleks kunagi tekiks õigus üksikisiku tulumaksu ise määrata, eks ole, et väga suur ühiskondlik muudatus ja vajab võib-olla palju kindlasti suuremat diskussiooni, kui siin jõuaks nüüd siin mõne kuuga üldse teha. Nüüd osad muudatused rakenduvad juba 2024, et ma nendel jällegi ei peatuks, aga et tegelikult mingid muudatustele on juba start antud sellele, et jõukamat omavalitsustel, vähem jõukamatele teatavas osas vahendeid ümber liigutatakse, et peamiselt siis tulumaksust tasandusfondi. Meil liigub pea 100 miljonit eurot toetusfondist omavalitsuste tulubaasi, ehk see on väga kooskõlas sellega, mida me oleme kokku leppinud, tahame teha ja jätkata ja üksikuid väikseid muudatusi oleme teinud ka siis juba kavandanud tasandusfondist teha. Siin väike graafik, et kuidas siis 2024 aasta muudatuse mõjud saavad olema, et peamiselt nad muidugi on väiksed, ütleme suures pildis ja seda suurt vahet, mis regionaalselt on tekkinud, millest minister ka ennem rääkis, et seda vahet sealt väga oluliselt veel kinni ei püüa see ühe aasta muudatustega.
on ka suur tõenäosus, et see 2024, eks see aeg näitab siis edasi, et pigem on, et see nagu Harjumaa osa Tartumaa kasvab pigem ikkagi veel kiiremini, hoolimata sellest vahendite ümbertõstmisest jõukamatelt vähem jõukamatele, siiski kiiremini veelgi eest ära, et tegelikult see vahed sellest mitte ei vähene, vaid võib-olla ise kasvavad aeglasemas temposse vahed. Aga see on nagu 2024 muudatuse, et need on juba siis ütleme seaduses vastu võetud juuni seisuga, nendest siin võib-olla pole mõtet pikem peatuda, et pigem vaatame seda osa edasi, millest tahame siis nagu läbi rääkida. Ja millised ettepanekud oleks siis meie ministeeriumi poolt muudatusteks nagu järgnevatel aastatel siis. Üks on see, et jätkuvalt on teema see regionaalne ebavõrdsus, mida 2024 tehti, et jõukamatelt omavalitsustelt siis kas vähendada ja suurendada vähem jõukamate omavalitsuste tulubaasi selle arvelt. Iseenesest meie suurem, kindlam eelistus, ma olen kindel, et igal omavalitsusel ka on see, et kui seda saaks teha pigem riigieelarvest lisanduvate vahendite arvelt, aga eks riigieelarve läbirääkimisest ka sõltub sellest, et kui palju on võimalik nagu selle teel asju parandada ja kui palju ei ole siis, et see loob ka teatud, ütleme, raamtingimusi või paratamatusi nendeks muudatusteks siin. Nüüd teine teema, ka suur teema, mida me sooviks teha, et omavalitsuste täna on hästi sõltuvad sellest, kes on nende elanikud, kuna sealt tuleb nende füüsilise isiku tulumaks, see suurem osa siis omavalitsuse laekumisest. Aga et meil oleks nagu soov ja selle samas töörühmas omavalitsustel samamoodi, et tegelikult mingis määral tegelikult võiks olla omavalitsuse tulubaas sõltub ka seal olevatest ja loodavatest töökohtadest, et see suurendab ka omavalitsuse enda motivatsiooni, et lisaks elanikele on oluline otsene sidusus, et on oluline tegeleda ka töökohtadega. See ei tähenda, et omavalitsuste tulubaasist peaks see moodustama suurem osa, et ka näiteks Soomes jääb see 10% piiresse, aga nende sõnul seal nii omavalitsus kui riigi sõnul on see piisav ja väga mõjus selles osas. Et kui sul on ka olemas ainult töökohad ja töötajad tulevad mujalt, siis ka selle osas on hea, kui see sulle laekuv tulu katab ära vähemalt selle osa, mis sul see lisakulu tekib oma infrastruktuuri osas ja loob selle motivatsiooni tegelikult sellega tegeleda. Mis protsendi juriidise isiku tulumaksust omavalitsustele nagu tulla võiks, et eks seda saab siis eraldi rääkida, kui suur see proportsioon Eestis olema peaks. Teine teema on seotud omavalitsuse finantsautonoomia laiendamisega, et alustaks nagu sellest maamaksu teemast. Et praegusel hetkel on siis omavalitsus, et ei saa otsustada koduomaniku maamaksu vabastuse suurus üle. Riigi seaduse poolelt on ka piiratud ära palju aastas võib maamaks kasvada, 10% aastas. Meie ettepanek oleks vaadata see selliselt üle, et tegelikult omavalitsus võiks ise otsustada, kui suur ja kas koduomanikel see maamaksu vabastus peaks olema ja kas vajadusel suurendada seda osa, et kui palju võib maamaks aastas kasvada. Ja üks võimalik on see, et teie arvates võib seal üldse piirangud mitte olla, et ka seda võib siis nagu arutada, aga seal ma usun, et iga omavalitsus vaatab ka enda poolelt seda, et elaniku jaoks järgmine aasta kahekordselt arvet esitada võib-olla on ebaproportsionaalselt ühe aastaga liiga palju. Oluline teema jätkuvalt meie jaoks on, ütleme riigieelarve läbirääkimiste raames ei ole see kahjuks veel nagu lahendust leidnud, aga me ise leiame, et see oleks väga õiglane kui see, et omavalitsustele see osa maamaksus, mida nad ei saa looduskaitsealade tõttu, et see kompenseeritaks neile. Tasandusfondi saajate jaoks me oleme suuresti sellise lahenduse leidnud läbi tasandusfondi. Aga see tähendab, kui me suuname sinna tasandusfondi vahendid, aga seda juba pikemat aega. Aga 20% omavalitsusi tasandusfondi ei saa ja nendel sellest abi ei oleks ja need summad tegelikult on ju päris kõrged ja võib-olla olulised mitmele piirkonnale. Hea, kui selles osas jällegi ootame ära riigieelarve läbirääkimiste tulemused, aga eks me saame ka arutada, et võib-olla kui seda ei tule, kas me mõtleme, et selle kõikide muudatuste raames näiteks võtame selle ka kuidagi siis ikkagi eraldi pilti või mitte.
Ja maksude poole pealt ja tasude osas, et omavalitsuse poolelt, mis on tõstatanud, et kindlasti vääriks arutamist eraldi turistimaks, ummikumaks suurtele linnadele ja sotsiaalse taristu arendustasu, et see sotsiaalse taristu arendustasu piirkonnas, kus on kiire areng, et see juba on väga paljuski, võiks öelda, põhimõtteliselt ju kasutusel, eks ole, aga seal on hea, kus õiguslikult väga selge alus. Ja see on oluline mitte lihtsalt sellise läbipaistvuse osas, kui juba selles osas, et tegelikult siis saaks ka tegelikult kõik need arendajad sellega juba ette tegelikult arvestada, eks ole. Nii, mul lähe teisene slaid. Nii, läks. Ja nüüd siis tasandusfondi ja toetuste poole pealt, et tasandusfondis me sooviksime, praegusel hetkel on nii, et hõreda asustustega piirkondade puhul on seal kasutusega nagu tagamaalise koefitsient, mis võtab siis arvesse, et hõreda asustatud piirkonnas on kõrgemad kulud, aga seda rakendatakse 75% ulatuses. Et meie soov oleks seda tõsta 100%, ehk me arvestaks seda täies ulatuses, aga seda teha nagu mõistlik, oleks meie arvates mõistlik koos praegusel hetkel seda juriidilise isiku tulumaksu omavalitsuse osa suunamisega, et mis on siis, ütleme, kui tagamaalise koefitsient nihutab raha ääremaade suunas valdavalt ja see töökohtade põhine rahajaotus liigutab keskuste suunas, see on suures pildis nii, et siis neid teostada korraga, et siis me ei tekita siin väga suuri ümberjaotusi täiendavalt lisaks, et kui oleks lisaraha, siis on lihtne, aga selle sees võib-olla on hea, et mõelda need kahte asja nagu paralleelselt. Aga ütleme, me saame sellega jõustada need või selle suuna ära, liikuda selle suunal, mida ma olen leidnud, et on nagu mõistlik neid muudatusi teha vähemalt ära. Lisaks on aastate jooksul tulnud palju märkusi omavalitsuste poole pealt selles osas, et kas tasandusfond nagu ei tasanda liiga palju ära. Et ma mõtlesin praegu seda seda, et tasandusfondi saajate ja mittesaajate vahel, vaid just tasandusfondi sees, kes kõik on tasandusfondi saajad. Et kui omavalitsusel on nagu areng on kiire, eks ole, siis see tasandusfond hakkab tal vähenema, aga leitakse, et see vähenema liiga kiire selles osas, et või vastupidi, et kui ma midagi ei tee, siis vahet pole, et tasandusfond mind viib enam-vähem samale tasemele ka siis, kui nendega, kes on vahepeal võib-olla oma arengu mõttes väga palju vaeva näinud. Ja eks seal nagu oma tõde ole, et see, kui siin mõni slaid tagasi näitasin seda 2024 aasta mõjude tabelit, sealt oli näha see sihuke lauge joon kogu tasandusfondi saajate osas, et seda võib-olla siis muuta võib-olla vähem laugemaks. Et kui täna tasandame 90% tulude-kulude vahest, et siit võiks mõelda, et mis oleks õiglasem või parem tasandustase, et on see siis 80 või veel vähem, võib-olla 70, et seda tahaks arutada. Eraldi teema, mida ka OECD soovitas oma raportis, mis ta nüüd selle mõni aasta tagasi tegi, et meil teatud piirkondades toimub elanike arvu kiire kahanemine ja iseenesest on selge, et kui sul võib-olla jääbki inimesi vähemaks, siis tekib ka seda, et sul nagu teenuse vajadus langeb, aga see kindlasti ei ole nagu sellises tempos, kuidas sul elanikud vähenevad. Kui on 10% vähem elanikke, siis lihtsalt 10% kõiki oma kulusid kokku tõmmata ei anna. Ja sellepärast oli OECD-l ettepanek ja meil oleks ettepanek arutada, et kas me tasandusfondi võib-olla määraks sellise osa parameetrist ja suurendaks seda ka aastate jooksul võib-olla, mis võtaks arvesse seda su elanike arvu, varasemad elanike arvu lisaks tänasele ja selle võrra nagu kompenseeriks osaliselt selle vahe, mis on sul elanike arvu kahanemist tulnud, et sihuke viiteajaga siis, et mis ei tähenda, et me lõpuks ei liigu ikkagi, et tal on elanikud ära kadunud, siis on kadunud, aga anname pikema viiteaja sellega toime tulemiseks, kui täna on tegelikult, et järgmine aasta on kohe 2% vähem, siis on 2% vähem ka tasandusfondi, eks ole. Niimoodi see tasandusfond toimiski, et on hästi just täpselt selle elanike arvu põhiselt, need vahendid seal ju jaotatakse suuresti.
Eraldi teema on ka selle juures, et meil täna on nagu tasandusfondis piirang seatud, et rohkem kui 2% see tasandusfond kogu sellest kuluvajaduse summast ei tohi aastas väheneda. See puudutab nii kiirelt kasvavad omavalitsusi kui ka võib-olla nende, kelle elanike arv kahaneb, aga et see 2% oli mõeldud nagu kunagi selleks, et tagada omavalitsusliku stabiilsus selle tasandusfondi muutuse suhtes. Ja võib-olla varasematel aastatel, kui me seda rakendasime, kus omavalitsuse tulud ja kulud kasvasidki aastas palju rohkem kui täna, eks ole, see läheb iga aastaga meil ju väiksemaks, eks ole, et me konvergeerumise tõttu juba. Ja siis oli see võib-olla proportsionaalne, see 2% võib-olla ei olnudki nii palju, aga võib-olla tänastes mahtudes võib-olla vajaksime või omavalitsused vajavad suuremat stabiilsust, et võib-olla võiks olla väiksem, võib-olla võiks ka 1% peale liikuda ja eraldi küsimus, mida peaks arutama, siis kas seda muudatust teha nüüd paralleelselt nende teiste muudatustega, kui me nende teed lähme siin 2025–7 või siis pärast seda. Ta tegelikult võib-olla lükkab ka nende muudatuse mõju sellisel juhul lihtsalt edasi. Aga seda tahaks ka arutada. Ja maha ei ole matnud seda, et kui see aasta 2024 vabandust läheb juba pea 100 miljonit 3 toetust tulubaasi omavalitsuste jaoks, mis omavalitsuste jaoks on minu arust väga positiivse mõjuga, millest võib kunagi eraldi rääkida, täna selleks aega ei raiska, aga et selle protsessiga võiks jätkata. Meil toetusfondis on tegelikult jätkuvalt väga mitmeid toetusmeetmeid, ka sellised, mille poole pealt on see rahasumma püsinud juba aastakümneid samal tasemel, selle asemel, et võib-olla, et oleks saanud tulubaasi tõsta ja oleks võib-olla kahekordistundki ka selle võidu vähemalt kätte saanud. Pluss kõik see muu see sihtotstarbeline teema ja küsimus, et mida saaks lahendada. Et sellest oleks samamoodi minu arust omavalitsusel palju võita ja selle teemal nagu võiks rääkida edasi, aga eks see sõltub hästi palju sellest iga valdkonna ministeeriumiga valmisolekust, et neid peab siis nagu iga valdkonna osas nagu eraldi rääkima nendest töörühmadest, aga meie arvates võiks ka nendega ikkagi kindlasti jätkata ja ootaksime ka nagu omavalitsuste poolset jätkuvat tuge selles osas, et edasi liikuda. Aga need põhimuudatused, mida meie nagu oleme ette käinud, olen siin üle käinud, et järgmine osangi võib-olla ootaksime teie tagasisidet ja mina tänan kuulamast. Aitäh! Nii, aga siin on ka meile tulnud ka chatis päris palju küsimusi ja kommentaare. Selles mõttes on huvitav, et ka pikaajalistelt ministeeriumi töötajatelt on tulnud kommentaare. Aga äkki võib-olla siis kas... Jah, Madis, palun käsi püsti. Aitäh. Ma lihtsalt, siit tuli ka küsimus, et kuidas edasi minna, et mina väidan, et 95 inimesega Teamsis arutelu korraldada ei ole võimalik, et pigem arutleks selle läbi, et kuidas me lähme edasi, et me oleme nüüd, siin on tulnud ka päris palju häid ettepanekuid, ma vaatasin Põhja-Pärnumaa poolt, mis puudutab seda maavarade ja ühesõnaga, et just need ongi see, mida me tahame täna, et konkreetsed ettepanekud, konkreetsed ideed, et meil oleks see laua peal kõik võimalikud lahendused kohalike omavalitsuste siis väljakutsete kiiremaks ja paremaks lahendamiseks ja pigem arutaks ka selle, et kuidas me nüüd need arutelu siis etapid teeme koostöös linnade valdade liiduga ja erinevate piirkondadega, et siis teil on ka teada, et millal on vaja kuhugi võib-olla tulla, et seda vahetut arutelu teha ja teiseks siis meie saame ka juba nüüd selle nii-öelda skoobi või eesmärgi viia nagu mõnevõrra kitsamaks, et mis on reaalne ära teha siis järgmise aasta juuliks ja mis võib-olla lükkubki siis, nagu Andrus ka ütles, siis aastasse 27+, et see oleks nagu see eesmärk, et pigem paneks selle järgmise plaani paika ja pakutakse siis neid ideid. Siis kas arutelud hakkavad toimuma väljaspool rahanduse töörühma, et rahanduse töörühm on kindlasti see, mis on võib-olla see põhiline, aga ma ise tahaks küll teha, meil ajalist ressurssi on,
mõnevõrra rohkem, kui oli nüüd siin kevadperioodil, et teha ka täiendavaid arutelusid siis näiteks regiooniti või siis ka kohalike omavalitsuste nii-öelda olemuse vaates, et võib-olla siin hajaasustusega kohalikud omavalitsused tahavad natuke teises fookuses arutada, kui näiteks linna lähiümbruse kohalikud omavalitsused, kellel on jälle teised mured ja probleemid, et kuidagi nii nagu seda teha. Ja kuidas see arvestamine käib? Arvestamine, mina võin öelda, et meie tahaks arvestada kõigi ettepanekutega, aga reaalsus on see, et me peame saama sellele ka Riigikogus siis vähemalt enamuse toetuse, kui need on seadusemuudatused. Lisaks me peame arvestama ka tänaste rahaliste olukordadega. Nii nagu ma ka siia kirjutasin, mina lähen igal juhul küsima kohalikele omavalitsustele vahendeid juurde, aga ma pean ka aru andma, et eks sama teevad ka teised ministrid ja Rahandusministeeriumi nii-öelda prognoosid näitavad, et sellisel kujul nagu on need lootused või unistused meil sealt võimalik vahendeid juurde saada ei ole, et see on paratamatus. Ja nii ta on, aga veel kord, minu palve oleks ka teile, et proovime selle 3-4 kuud teha sisukaid arutelusid. Ma olen kogu aeg öelnud, et Tallinna vanalinnal või Harkul või Rael või Tartul on täpselt samamoodi omad mured ja väljakutsed, mis on paljudes maapiirkondades, et me kindlasti ei taha nagu siin vastanduda, mis siin chatis ka on võib-olla välja tulnud, et kindlasti ärme omavahel vastandume, et Linnade ja Valdade Liit, nii nagu nimi ütleb, seisab kõigi eest ja on see tasakaalustav lüli, et igas Eestimaa paigas elu areneks ja läheks, et pigem proovime otsida ühiseid lahendusi, mis aitavad ühtepidi nii kasvupiirkondi, kui aitavad ka neid piirkondi, kus elanikkond väheneb ja läbi selle siis ka need nii-öelda teenuste pakkumine on ülimalt kriitiline, kuna lihtsalt ei ole enam maksumaksjaid. Et proovime siin teha siis just sellest lähtuvalt, et mõlemad pooled nii kasvus olevad KOV-id kui ka mitte kasvus olevad KOV-id mõistavad üksteise muresid ja mina kinnitan ministeeriumi poolt, me saame väga hästi aru, et mure ei ole ainult suletavate koolidega ja väheneva rahvastikuga piirkondadega, vaid samamoodi ka kasvupiirkondadega. Et ühesõnaga see, mismoodi ja kuidas on minu ettepanek saata teile pärast siis e-mailile juba info, kuidas meie hinnangul see võiks käia. Me teeme seda siis väiksemas aruteluringis koos Linnade ja Valdade Liiduga, et siis meil on lihtsam lihtsalt seda nagu paika panna, kui siin praegu suurelt, et millal oleks järgmised koosolekud, mis formaadis, mis on need teemad ja siis juba sellest lähme edasi, et tuleb teile siis e-maili peale juba täpsem kirjeldus, mismoodi ja kuidas need arutelud saavad olema. Et mina annan sõna tagasi siis. Ja tänan kommentaari eest ministrit ja siin oli üks viimastest küsimustest oli Linnade ja Valdade Liidu ajagraafiku kohta ja nagu ka sellest ühest slaidist oli näha, siis eesmärk on selline, et Linnade ja Valdade Liit edastaks omalt poolt ettepanekud 5. septembriks, mis on nüüd päris kiire graafik, aga see ei tähenda seda, et see on viimane tähtaeg siis ettepanekute esitamiseks. See on lihtsalt Linnade ja Valdade Liidu esmane tähtaeg pantud, aga Jan Trei palus sõna. Ma enne, kui ma Andrusele, Toomasele ja Piretile sõna annan, Jan Trei, palun. Jaa, aitäh neile ja head kolleegid, et tõepoolest me oleme selle printsiibi kokku leppinud, me arutame need teemasid läbi Linnade ja Valdade Liidu. Ja juulikuus oli meil erakorraline juhatuse koosolek, kus me ühe sellise arutelu oleme juhatusega teinud. Ja meil järgmine selline lühivaate sõiduplaan on 30. august on meil rahanduse läbirääkimiste töörühm. Ja ütleme nii, et me proovime leida nüüd ka järgmist liidu juhatuse kuupäeva. Tõenäoliselt on enne 5. septembrit, kus me teeksid võib-olla sellise teise lugemise, ütleme, mõningad momentumid meil on, et Sulev Livik olema sellise liidu juhatuse esialgse tagasiside olen saatnud, et seal peab natuke võib-olla mõningate taustaanalüüsidega veel tööd tegema. Aga võib-olla meie ettepanek on see, et me saadame ka peale koosolekut välja ühe sellise kirja, me liidu liikmetele anname tähtaeg.
et võib-olla enne rahandustöörühma, et me teeme sellise sisukama ideekorjaga juhtide ja KOV-ide nagu seadused, siis me saame selle nii-öelda ideekavad nagu välja võtta. Siis meil on mida natukene tõsisemalt mõtiskleda rahandustöörühmas, me viime selle suure pildiga liidu juhatuse lauale. Ja 5. september jah, Sõle Liivikuga selles kuupäevas on kokku leppimist, me paneme liidu poolt nii-öelda oma ettepanekud arvamused. Aga laias plaanis, kui kommenteerida liidu juulikuu juhatuse arutelu, siis nii-öelda valdavalt positiivselt, valdavalt liidu juhatus suhtub positiivselt. Tulubaasi ümberkorraldamist, sest et siin on mõningad detailid, aga eks need detailid peame arutama siis nii-öelda rahandustöörühmas. Aitäh, selline peegeldus liidu poolt. Selge, aitäh Jan, aga meil on siin nüüd ka siis küsimused. Andrus Sumboja, palun. Ja, tere, kas ma olen kuulda? Ja, väga hästi. Ja, Jõelähtme vallavanem ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees, et ma tooks ühe Harjumaa omavalitsuste probleemi siia laua peale. Ma ei tea, kas seda on rahastamise kontekstis ka praegusel hetkel mõtestatud. Teatavasti on kasvavatel omavalitsustel teravad probleemid lasteaiakohtade tagamisega. Ja on ka mitmeid riigikohtu lahendeid, kus juba sedastatakse, et see ei ole ainult kohalike omavalitsuste probleem, vaid see on ka riigi probleem. Ja ka riik peab leidma lahendusi, kuidas seda probleemi leevendada. Ilmselgelt on see rahaprobleem ja kasvavatelt omavalitsustelt raha äravõtmine seda probleemi kuidagi lahendada ei aita. Et igal juhul tuleb ka see temaatika võtta antud kontekstis laua peale, et see ei ole ainult ühepoolne lahendus, et võtame ühelt poolt ära, et küll nad saavad hakkama, vaid tegelikult vastupidi. Tuleb ka meile leida lahendusi, kuidas seda probleemi leevendada. Aitäh! Ja aitäh ettepaneku eest ja tähelepanu juhtimise eest. Tõesti, sellest on ka juttu olnud, et eks see teema, et inimesed kipuvad ühte kohta kokku kolima, on ju meile teada. Ja kui päris alguses me vaidlesime selle üle, et kes peaks küll juurdepääsu tee asulale ja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi sinna rajama, siis selles osas me enam-vähem oleme selguks saanud, et see on ka elementaarne infrastruktuur sinna juurde ja on arendaja küsimus. Et praegu oli siin slaidides ka ju jutt sotsiaalse infrastruktuuri arendamise tasust, et mis see näiteks oleks ja mismoodi ta võiks rakenduda. See on ka kindlasti selle diskussiooni teema. Aga aitäh ja Piret Tsahkna, palun. Ja Piret on selles mõttes hea küsija ja vestluspartner, et ta on olnud ka pikalt tööl Rahandusministeeriumis minu omavalitsus.ee portaali arendajana. Nii et kindlasti näeb nii mõlemat külge, riigi külge ja omavalitsus külge. Palun, Piret. Pane mikrofon ka sisse, ole hea. Nii, kas võtame Andres Laiski vahele nii kaua, kui Piret tegeleb tehniliste küsimustega? Jah, kas mind on kuulda? Ja, sind on hästi kuulda. Okei, võib-olla Neeme kõigepealt, aitäh ja tere kõigepealt kõigile ka loomulikult, vabandust. Lihtsalt sissejuhatava märkusena, et sa ütlesid, et sotsiaaltaristu komponendiga tegeletakse, siis tegelikult see ei ole kindlasti täna lahendus, sest kõik Harjumaa omavalitsused sotsiaaltaristu tasu tegelikult võtavad. Õiguslik alus on lihtsalt natukene teine, aga mingit lisarahalist ressurssi see tõenäoliselt meile ei paku. Aga ma tahtsin tuua siia lihtsalt hoopis ühe teistsuguse võib-olla vaate sisse sellele Harjumaa omavalitsustelt raha äravõtmise küsimusele. Nimelt me teeme endal just praegu uut eelarvestrateegiat ja joonistame sinna ka erinevaid stressstsenaariume. Ja siis sõltuvalt stsenaariumist, need ei ole isegi, ütleme, väga sellised äärmuslikud. Arvestame selle rahaga, mida riik meilt ära võtab, arvestame võimaliku tulubaasi langusega või ütleme siis kasvu vähenemisega täpsemalt öeldes. Et kui kasv on olnud siin tüüpiliselt kuni 10% pluss, siis me stressstsenaariumis arvestame selle 5%-ga ja arvestame muude parameetritega. Ja arvestame sealjuures sellega, et me palka ei tõsta üldse, mille eelduseks on see, et õpetajate palgad ka paralleelselt ei tõuse ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei hakka stsenaariumi detailidesse minema, ma tahan sinna jõuda, et kõige sellises, ütleme siiski realistlikus stressstsenaariumis, kuigi kõige äärmuslikumas. Me 4 aasta kohta saame investeerida
vähem 25 miljonit. Ehk me peame oma eelarvestrateegiast välja lülitama 25 miljoni euro eest investeeringuid. Ja kui me nüüd taandame sellele kogu Harjumaale, et kui palju tuleb siis Harjumaa omavalitsustele oma investeeringuid pidurdada, siis riiklikust vaatest on see tegelikult väga märkimisväärne hulk investeeringuid, mis läheb nii-öelda kasvumootorist välja. Et selle raha äravõtmisega tegelikult me võtame ära olulise investeerimispotentsiaali, mis tegelikult on majanduskasvu mootoriks. Ja seda ei maksa ära unustada. Et me räägime siin kuni poolesajast miljardist, 500 miljonist eurost kogu Harjumaa peale. Et selles mõttes kindlasti mõttekoht on siin see, et kui me tahame, et majandust nagu toidetaks finantsiliselt ja investeeringud püsiksid, siis Harjumaa omavalitsused on ühed olulised investorid ja majanduse nii-öelda toitjad, et seda ei maksa ära unustada. Selge. Väga selge statement. Aitäh, Andres. Siin on nüüd Taavi, kes on küsimuse järjekorras. Ei näe kahjuks perekonnanime. Nii, tere kõigile, mind tahan näha. Taavi Aas. No näed, tere. Tahtsin Andrest lohutada, et vaata, kui sul see 5% on stressistsenaarium, siis mina pean ütlema, et Jõgeval näiteks on 4,5% optimistlik stsenaarium. Me lähtealused on ka väga erinevad, aga ma panin chati ka ühe küsimuse, et tegelikult mitte ainult looduskaitselised piirangud ei piira, vaid on ka näiteks kaitsepiirangud. Et tahaks arendada Jõgevamaal valda, teeks tuuleparke, aga tead, mitte ühtegi ei saa teha, sellepärast, et terve vald on kaitsepiirangud. Nii et paneks need piirangud ka lauda. Selge. Nii, kas on veel käega märgu andjaid meil praegusel hetkel? Kas Piret sai meile, kirjutas küll chati, aga kas tal on äkki nüüd ka olemas hääl? Ei ole, tundub. Selge, Piretil ei ole häält, aga me fikseerime siis või aga vaatame chatist. Ma võin ise võib-olla, ma vaatan, et Pireti küsimus on siin hästi kirjas, et ta küsib, et mis on see probleem, mida lahendatakse. Et mina nagu sõnastaks selle probleemi nii, et Eestis on väga suur regionaalne ebavõrdsus, mis on kaasa toonud selle, et tegelikult väga hästi nii Andrese sõnavõtt kui ka tegelikult Taavi sõnavõtt seda ilmestasid, et ühes piirkonnas on regionaalsest ebavõrdsust tulnud see, et ei jõuta enam järgi siis näiteks lasteaiakohtade ehitamisega ja teises piirkonnas jälle on elanikkonna vähenemine ja sellest maksutulu vähenemine niivõrd kiires tempos läinud, et elementaarseid teenuseid on juba ülimalt keeruline siis katta. Ehk meie probleem on see, et kuidas me seda ebavõrdsust, mis Eestis praegu on, saaksime kuidagi tasandada, et nii Harjumaa omavalitsused jõuaks oma asjadega ilusti järgi ja ka paljud teised piirkonnad, kus on vähenev elanikkond ja lähtuvalt sellest vähenev maksutulu, saaksid ikkagi elementaarsel tasemel teenuseid ka seal piirkonnas elavatele inimestele pakkuda, kes kindlasti samamoodi väärivad seda nagu teistes piirkondades. Et regionaalne ebavõrdsus on see, mis on toonud meid täna kokku ja sellest on probleemid nii ühel kui teisel pool ja neid me proovimegi siin siluda, et kuidas EMO järjekorrad Harjumaal oleks mõnevõrra lühemad või ummikud mõnevõrra väiksemad või mis iganes, et probleem on nagu igal pool, et lihtsalt see ühtepidi vähenev rahvastik, teistpidi kasvav rahvastik on tekitanud ka selle olukorra. Selge, aitäh kommentaari eest ministrile. Angeelika Kallakmaa, palun. Aitäh. Et ma tahtsin tegelikult üle küsida natuke selle organisatoorse poole pealt, sest et nii nagu Jan siin mainis, et ma saan aru, et meile on antud, ma mõtlen nüüd meie all siis Eesti Linnade Valdade Liitu, mis organisatsioonis meid kõiki ühendab, on antud nagu see tähtaeg 5. september, kus nagu siis liit peaks kujundama oma seisukohad. Aga samas sain ma nüüd praegu ministrist niimoodi aru, et meil arutelud toimuvad alles veel 3-4 kuud
ja vaata, mul jääbki nüüd natukene arusaamatuks, et kus ja millal me siis nagu selle lõpliku seisukoha kokku lepime või ma ei tea, või said teised sellest paremini aru, äkki ma lihtsalt ei saanud aru. Ma võib-olla ise kommenteerin siis seda, et ma arvan, et kõik, väga paljud siin on olnud ju väga pikalt kohalike omavalitsuste juhid, kaasa arvatud mina, et me oleme neid teemasid ju siin pakkunud välja nii linnade liidule, valdade liidule, linnade valdade liidule, ministeeriumitele ja nii edasi hästi pikki aastaid. Et meie soov oleks ja mida ka tegelikult Andrei ütles, oleks septembri alguseks saada kokku need kõik võimalikud nagu ettepanekud, mis laual on, et paneme nad uuesti korra laua peale ja siis me hakkame sealt vaatama, et mis on reaalne teha ära keskpikas vaates, mis on reaalne ära teha võib-olla siin juba lühikeses perspektiivis, millega me kahjuks praegu edasi minna ei saa, lähtuvalt riigi rahandusolukorrast või mingitest muudest argumentidest, et pigem me tahakski siin septembri alguseks ehk siis järgmise 20 päeva jooksul saada kokku kõik need ettepanekud, mida siin on täna pakutud kõigi poolt ju erinevaid ettepanekuid, paneks need korra lauale, analüüsiks need läbi ja siis on see 2-3 kuuline periood, kus me saame neid arutelusid teha ja neid põrgatada siis, et mis jääb lauale, mis ei jää, millel on poliitilist toetust, millel ei ole ja nii edasi, et pigem on jah, see ideekorje on nii-öelda siin 5. septembriks ja ma arvan, et sellest täitsa piisab, sest tegelikult me oleme seda ju arutanud, mina olen arutanud seda 2013. aastast, ma arvan, siin on inimesi, kes on seda arutanud veel pikemalt. Nii, aitäh. Anti Allas, palun küsimus. Et pigem ei ole küsimus, on kommentaar, et tervitus ka kõigile minu poolt. Kõiges selles pildis on nagu üks selline oluline moment see, et kui on vaja, et milleks omavalitsused on ellu kutsutud, nad on kutsutud inimestele teenuste pakkumiseks. Ja kui need inimesed tulevad teenusele teisest omavalitsusest, kus on tulubaas ja kuhu tegelikult kõik tulud laekuvad, aga kulud on selles omavalitsuses, kuhu teenusele valdavalt tullakse ja kõiki kulusid ei ole võimalik nagu jagada, siis toon just nende keskuslinnade, väiksemate piirkondade keskuslinnadega, see vist puudutab ka osaliselt Tallinnat ja Tartu linna kindlasti, et see on ka üks osa, mis peab eraldi välja tooma ja seal peab mingi muutuse tegema. Et ma arvan, et meil Eesti riik on ikkagi selleks ellu kutsutud, et inimestele teenuseid pakkuda. Ja kui see inimene tahab elada teises omavalitsuses, aga teenust saada seal, siis see raha peab selle teenusega kaasa tulema. Täna ta kaugeltki ei tule ja tegelikult on Eesti regionaalpoliitika viimase 10 aastaga pannud tohutu põntsu, aidanud tohutult kaasa valglinnastumise tekkimisele sellega, et me ei ole mitte midagi teinud ja me jätkuvalt vaatame seda pealt, et me ei anna raha sinna, kus toimetatakse efektiivselt, kus inimesed tahavad teenuseid saada, et ühesõnaga toon lauda selle, et selle peab mingi muutuse peab tegemas, vastasel juhul me nagu maapiirkonnad, siuksed väiksemad piirkonnad suretame täiesti välja, sest keskused, kes teenuseid pakuvad, ei suuda ka enam teenuseid pakkuda. Aitäh. Selge. Jutt oli eelkõige keskustagamaa omavahelisest suhtest ja eelarve jaotusest keskustagamaa vahel. Arusaadav. Ma korra kommenteerin lihtsalt, kuna tuli ka mulle küsimus ja ma vaatan, et siin käsi on küll palju üleval, aga et lihtsalt kuidas Roomek Pärnus siis küsis, et mis see suur pilt on ja ta on pakkunudki välja sõnastuse ja ma lihtsalt kommenteeriks, et Mart väga hästi on Roomek selle sõnastanud, et tahame rakendada riigi strateegiat, et elanikkond ei koonduks Tallinna ja Tartu piirkonda. See on meie eesmärk, aga kui ta juba on koondunud, võttes nüüd Andrese ja Pireti näiteks mure, et ongi juba kusagil, et kuidas me seal aitame seda tänast olukorda siis lahendada, et seal oleks lasteaiakohad tagatud, et seal oleks piisav investeerimisvõimekus, et need kaks nagu kokku pannes, et ühtepidi me tahame tagada, et elanikkond ei koonduks Tallinna ja Tartu, aga kui nad on juba väga palju koondud, et kuidas me seal täiendavalt siis riigina aitaksime neid kohalikke omavalitsusi, et nad saaksid nendest suurtest
nii-öelda, ma ei tea, Eesti siserände väljakutsetest üle ja need lahendatud. Et ma arvan, et Roomeki poolt väga hästi sõnastatud see. Andrus Umboja, palun. Ja aitäh. Kasutaks võimalust ministrilt küsida ühe terava probleemi kohta, mis on seotud maamaksuga. Et sa, Madis, täpselt tead, millest ma ilmselt küsida tahan, et osadel siis eelkõige Harjumaa omavalitsustel on 24. aastal ees ootamas päris suur maamaksu miinus tulenevalt siis nendest uuest maamaksu hindamismetoodikast. Et te olete meid suunanud osaliselt maa sihtotstarbete muutmise poole, aga teised riigiasutused seda kuidagi ei toeta, et ei Kliimaministeerium ega ka need asutused, kes neid maid omavad. Et milline see lahendus ikkagi on, et kas ministeeriumid on omavahel seda küsimust arutanud ka, et lõppkokkuvõttes, kust see vahe siis tuleb tagasi? Aitäh, et tõesti see maamaksu küsimuse teema on meil laua peal olnud. Jälle küsimus ongi selles, et erinevad osapooled näevad neid probleeme erinevalt ja mina selgelt esindan nagu kohalike omavalitsuste mure ja see, mille sa vihjasid, et siis näiteks suured taristuettevõtted ei ole sellest huvitatud või loomulikult nad ei ole huvitatud, kuna nendel olulisel määral siis juba prognoositud maamaks peaks kasvama. Aga olen rääkinud ka mitme erasektori esindajaga ja olen öelnud, et arvatavasti sellisel kujul see teie jaoks siiski tulevikus ei jää, tulenevalt siis sellest maamaksu tõusust, mida me tahame ikkagi teile nagu suuremas mahus siis rakendada ja nendel on küll see mõistmine olemas ja nad saavad sellest aru, et see vahepealne prognoos ei pruugi selliseks ikkagi jääda. Aga peamine meie väljakutse on praegu see, et kuidas katta ära see tulenev miinus, mis siis paljudel kohalikel omavalitsustel nüüd järgmise aasta eelarves on prognoositud, sellega me tegeleme ja siis need lahendused, mis on nüüd, mida te saate ise teha ja mida me peame ministeeriumite poolt siis toetama, et nendega me ka vaikselt tegeleme, aga ma ei tea, kas Sulev või Neeme või keegi soovib veel täpsustada, et te olete nüüd, ütleme, nendel koosolekutel rohkem käinud, mis puudutab maamaksu teemat, aga mina isiklikult ei oska praegu nagu täpsemalt öelda, et ma tean, et me tegeleme sellega, meil on eri arvamusi ministeeriumite vahel ja eks minu ülesanne on neid siis meie poole nii-öelda nügida. Ma võin siis kahe osal kommenteerida, kui Neeme lubab. Et selles mõttes, et jah, Kliimaministeerium on küll praegu arutanud ei ole seda asja. Praegu on siis selline, et määruse muudatus, mis Maa-amet on teinud selle hindamismetoodiku kohta, peaks nüüd minema vasti kooskõlastusringile. See muidugi räägib seal natuke, see räägib selle sihtotstarbe muutmise on nagu KOV-i teha, seal on muud muudatused sellega seoses. Aga jah, ma arvan küll, et me peaksime võib-olla korra veel Kliimaministeeriumiga siin rääkima, et üle, et mis need variandid nagu on. Ja siis teine teema on jah, et on see laiem teema, mis ka minister rääkis, et seal on ka niisugune fiskaalteema tuleb siin sisse, et kui see maamaks vähenemine tekib, et see on siis, kui ma saan eelarve arutada teema, praegu enam midagi öelda ei saa, et eks siis pärast siis septembri lõpus on näha, kuhu siis valitsuse arutelule jõuti. Et nii palju, kui mina olen aru saanud sellest asjast, siis see määruse muudatus, mis praegu tuleb, arvestab tegelikult maa sihtotstarvet juba siis kohe teistmoodi näiteks sadamate territooriumitel ja see vabastab ka omavalitsuse vajadusest sadama territooriumil maa sihtotstarvet muuta. Aga see läheb kohe kooskõlastusringile ja siis me saame seal tagasisidet anda. Aga ei selge see, et selle teemaga tuleb edasi tegeleda ja mingite asjadega väga intensiivselt, sest need osad langused siin maamaksudes just tõesti Harjumaa omavalitsustes olid ikka väga suured ja sellega tegeletakse. Nii, aga Randar Lohul on pikalt käsi püsti olnud siin ja Andres käsi on ootel, Andres Laisk käsi on ootel. Randar, palun. Aitäh, ma loodan, et on kuulda mind. On küll. Randar ja Saku vald. Et ma saan aru, et see uuest aastast rakenduv tulumaksu muudatus, et osaliselt siis
tuleb sealt ka see pensionide pealt tulumaksu ja selle üldist raha hulka nagu ei suurenda, et ta suurendab siis seda raha liikumist tulumaksu osas nii-öelda nagu tasandusfondi. Kas ma saan õigesti aru, et nii-öelda omavalitsustele see arvestuslik raha hulk jääb samaks ja lihtsalt jaotatakse nii-öelda nagu ümber? Sulev võib-olla oskab sellele vist kõige rohkem vastata. Jah, ma vastaks siis vahele selle kiiresti ära, et jah, et see tervikmuudatuste tulemusena omavalitsuse tulubaas kuidagi vähendama tervikuna ei hakka. Ei ole see 2024 ega ka sealt edaspidiselt plaanis. No, Saku vald näiteks tasandusfondist ei saa midagi ja meil siis arvestuslikult kindlasti see tuluosa nii-öelda nagu väheneb, et kui meil põhitegevuse tulud nüüd vähenevad, siis väheneb ka meie investeerimisvõimekus. Samas, kui investeerimisvõimekus väheneb ja me ei saa lasteaedu ja koole juurde teha ja peame lahendama siis nii-öelda seda ruumipuudust siis nii-öelda nende moodulitega, mis siis mõne asutuse juures hakkavad meil nii-öelda need moodulrühmad või klassid varsti suuremaks muutuma, kui see varasem nii-öelda kooli või lasteaiakompleks. Ehk siis meie põhitegevuse kulud suurenevad nagu veelgi ja sealt edasi loomulikult väheneb meie investeerimisvõimeks nagu veelgi. Et noh, kas see minu meelest ei ole üldse mingisuguse tulu ringi jagamisega, vaid pigem juba siis nagu vaesuse ringi jagamisega. Et mu meelest ei ole see nagu jätkusuutlik või ma ei tea, kuidas teile tundub? Eks see on see sama probleem, mis siin juba enne ka tõstatati, eks ole, et erinevates piirkonnades erinevad väljakutsed nagu nii veel olemas, hoolimata sellest muudatustest, mida me arutame. Jah, et kui Sulev räägib ja suud ei liiguta, siis see tähendab tegelikult, et Andrus Jõgi räägib seal tagadel. Aga jah, see, mida Randar kirjeldas seda probleemi, see probleem on tegelikult akuutne. Et üks asi on siis mingil moel seista vastu ülikiirele linnastumisele ja inimeste koondumisele, mis tegelikult seab surve infrastruktuurile ja ühes piirkonnas on infrastruktuur alakasutatud ja tuleb teha investeeringuid selleks, et ta ei läheks üldse kaduma ja riigilt ei läheks kaduma sügavus ja territoriaalne jaotus ja teisest otsast tuleb lahendada ka akuutset probleemi, siis paraku need inimesed juba seal on ja neid tuleb juurde. Et nii see on. Nii nagu ka minister ennisti ütles, need mõlemad probleemid vajavad lahendust. Nii, Andres, palun. Andres Laisk. Ja, aitäh. Räägime rahandust. Et ma natuke teine teema oli mul, aga ma sissejuhatuseks ikkagi korraks veel assisteerin Randarit, et aga mul läks nüüd mõtte peast, ma alustan siis teisest otsast, et ühesõnaga minu meelest nagu siin Madis vist alguses ütles, et me jumala hästi ei taha vastanduda ja et igaühel on omad probleemid ja kõik on see nagu ilus jutt, eks ole. Ja vastab tõele absoluutselt. Nüüd ma ei ole selles retoorikas, mida me siin nüüd viljeleme, tegelikult kuulnud eriti palju tähelepanu osutatavat sellele, kuidas me ikkagi siis hakkame reaalselt ebaefektiivsete omavalitsuste kulubaasi ka nagu käsile võtma. Te võite mulle vastu vaielda, aga ma olen 14 aastat olnud vallavanema. Ma tean üsna hästi nagu mitmete omavalitsuste bilansse. Ja noh, tuues lihtsalt kõige käepärasema näite. Ma ei hakka isegi siin kritiseerima koolivõrku, aga ma julgen käsi südamel panna siia teema välja, et ei ole õiglane see, et igat 30 õpilasega kooli juhib omaette direktor ja samal ajal me juhime samade ühe direktoriga 2000 õpilasega koolisüsteemi, eks ole, kus on mitu maja. Et kui me jätame korraks selle teema, see on väga emotsionaalne, et koole ei saa sulgeda, siis kooli juhtimist ja ütleme haridusvõrgu juhtimist saab optimeerida igal juhul. See on lihtsalt üks näide, kuidas me tegelikult laristame raha selles nii-öelda vaestes omavalitsustes. Selle asemel, et nagu paralleelselt, siis ma olen nõus. Ma olen seda mitu korda väljendanud. Ma olen nõus seda raha ümber jagama, seda nii-öelda meie tulubaasi kellegile andma, kui ma näen, et see ei lähe lihtsalt musta auku. Aga kui meie retoorika taandub sellele, et las kõik jääda hajaasutuses samamoodi või hajaasutuses või ütleme nii-öelda kaugemates piirkondades, anname siin ainult raha peale, siis tegelikult on see ainult selline
väga lühiajaline finantspoliitiline samm, mis tegelikult pikas perspektiivis mitte midagi ei muuda absoluutselt. Ja teine asi, mida ma tahtsingi siin esile tuua on, nüüd mul tuli meelde see, mida ma tahtsin Randalilt nagu üle võtta, et kui me räägime sellest rände küsimusest, see on globaalne teema igal pool maailmas, keskustesse kogunemine, Soomes on keskuskoefitsient tunduvalt suurem Uusimaal võrreldes kogu maaga kui Eestis näiteks täna veel. Ja need on väga pikaajalised protsessid, me räägime siin 10 aastast. Ja siis me teeme finantspoliitilisi otsuseid nagu 1 aasta baasil. Et on täiesti nagu finantsiliselt arrogantne panna kokku nagu pikaajalised demograafilised ja rahvastikurändelised protsessid, mis on 10–20 aastat ja teiselt poolt üritada nüüd 1-aastase poliitikaga seda mõjutada. Et rääkimata sellest, et meil on siin 30 aastat mineviku taga, eks ole. Et selles mõttes seda ajalist dimensiooni 2 mõõtme vahel ei tohi mitte mingil juhul nagu ignoreerida. Et me tegeleme täna ikkagi ühelt poolt väga pikaajaliste protsessidega. Ma olen nõus, et sellele tuleb tähelepanu pöörata, aga teiselt poolt me ei tohi ära unustada, et me ei saa ütelda, et me võtame nüüd nii-öelda kasvupiirkondadelt raha ära ja sellega lahendame nii-öelda rändeprobleemid. Ei lahenda. Ma neeme korra lihtsalt ma olen Andresega selle vestluse ükskord pidanud juba ja ma selles mõttes austan igal juhul sinu neid sõnavõtte ja mis puudutab küll kool, et tegelikult Eestis on, ma olen nüüd pea kõik koolid nagu enam-vähem ära uurinud, just väiksed koolid, siis kokku on meil 501 üldhariduskooli, mis kvalifitseeruvad sellesse standardisse, mida mina vaatasin ja nendest 50 on väiksemad kui 30. Et tegelikult klassikalisi direktoreid peaaegu enam nendes ei olegi. Et enamikes on siis, kas ta on nii-öelda topeltjuhtimise all või seal on siis majandusjuhi roll, tal on õpetaja roll, tal on, kõik asjad on kokku pandud, aga ma olen nõus, et kui kusagil veel on, siis see on üks asi, kus meiega riigina peame vaatama, et sellisel kujul ei ole see otstarbekas ja see raha peab minema kas siis õpetajate palkadesse, kooli arendamisse või siis mõnda teise haridusasutusse selles kohalikus omavalitsuses. Siin ma üldse ei vaidlegi, et ma olen täitsa nõus, et siin ka riigina me peame nagu vaatama, et need mõistlikud otsused oleks tehtud. Aga mis ma ütlen selle Roomeki poolt tõstatatud eesmärk, mis on meie eesmärgi koha pealt, ja Neeme ütles ka väga hästi selle koha pealt. Meil ongi pikaaegne strateegia on see, et kõik ei koonduks vaid Harjumaale ja mingil määral Tartusse, aga meil on ka akuutsed probleemid. Need samad, mida Andres on täna mitu korda ja mitmed inimesed teised on. Et neid me peamegi vaatama käsikäes, aga pikaaegne strateegia on see, et nii kiire koondumine Eesti väiksuses riigis, kus meil ei ole nagu Soomes on, ma ei tea, kui palju suurem territoorium ja on veel põhjaalad, kus on tegelikult elutingimused oluliselt keerulisemad kui meil Eestis, kus on üks kliimavööde, kõik on palju lihtsam. Et neid 2 asja peame käsikäes vaatama, on akuutsed probleemid, need, mida on täna räägitud ja on pikaaegne strateegia, et igal pool Eestis peab saama elada ja igal pool Eestis peab olema siis elementaarsed teenuste tasemed kaetud. Et ma arvan, et niiviisi me seda asja peaksime nagu suruma, aga veel kord ärme oma vahel siin vastandume ja me saame neid eraldi koosolekuid teha, kus me räägime kasvupiirkondade akuutsetest muredest ja teiste piirkondade siis pikaaegsetest muredest ja me saame neid ilusti koos arutada ilma, et me kuidagi peaksime ütlema, et ühed teevad valesti või teised teevad valesti. Nii, aitäh kommentaari eest. Sulevil käsi püsti. Sulev, palun kommentaar sinu poolt. Ja, natuke see juba chatis ka juttu olnud, aga põhimõtteliselt on kogu selle kontseptsiooni juures ka selline moment, et kui me tulubaasi ümber jagame siit jõukamate, natuke vähem jõukamate, siis selle juures on see nagu põhimõte ka, et siin Harjumaal on võimalik ka need maksukoormus natuke suurendada nii-öelda maamaksu näol näiteks, et maapiirkondades ei ole seda maksulist seltskonda, kellele veel mingisugust koormust peale panna, et see on ka oluline moment siin ja siin ongi ka üleskutse sellepärast, et mõtleme ka need kohalike maksuteemad väga hoolikalt läbi, et me oleme pannud lauda maamaksu teemasid natuke, et see koduomaniku maamaksu vabastuse andmine KOV-i otsustada, kust on võimalik näiteks Harjumaal võib-olla mingisugust tulu tagasi teenida, pluss siis see 10% piirangu niimoodi leevendamine, näiteks kus võib-olla ka Harjumaal on võimalik seda maksu tõusu võib-olla kiiremas tempos teha. Et kui on ka olemas mingid muid kohalike maksude mõtteid, et ka täiesti võib-olla kastist välja mõelda juba mingid asju, mida me täna üldse võib-olla ette ei kujuta, näiteks, et mingisugused keskkonnaalased asjad, mingisugused, tuulikutest on see natuke juttu olnud, võib-olla veel mingid keskkonnahäiringud, mis võib-olla võiksid olla tasude all, mis võib-olla ka maapiirkond natuke olukorda leevendavad, seal toovad raha sisse, et kõik sellised asjad võiks lauda panna
et siis just, et oleks niimoodi, et sealt, kus on võimalik nii-öelda raha teenida, et need KOV-id siis seda ka rakendaksid, siis toimub see ümberjagamine nagu, siis selle nii-öelda ümberjagamise tekkiva nii-öelda selle eelarveaugu saab siis teistsuguse meetoditega nagu lappida. Loomulikult keegi ta nagu maksukoormust tõsta, väga lihtsam see ei ole. Et alati tekkida elanikest probleeme, aga see võiks selles lauas ka nagu niimoodi selle pilguga vaadata. Ja siis on see efektiivsus teema, et me oleme siin 20 KOV-iga kohtunud ja rääkin ka need jutud üle, et kuidas koolivõrkude efektiivsemaks ja muid asju efektiivsemaks, et see on niikuinii meil laua peal. Ja me olen aru saanud, et ka need vallavanemad siin Rõuged ja teised ka selle teemaga pingutavad, ka Kohtla-Järve hakkas siin kõvasti pingutama. Et selles mõttes, et kuna seal on ka eelarveseisud nii kehvad, siis nad on niikuinii nagu selge vastu seina ja nad peavad niikuinii midagi tegema. Et isegi see tulubaasi ümberjagamine, siis seal nagu õnne niimoodi majja ei too, et võiks kõik need plaanid panna sahtlisse tagasi ja hoida lahti neid väikseid koole seal, et see päris nii ka ei ole. Nii, selge. Tänan Sulevit ja meil on siin veel sõnasoovijaid ja meil on tõesti palju rahvast koosolekul. Nii et ma võtan siit käemärkide järjekorrast. Toomas Tammik, palun. Ja tervitus kõigile, Järva vallavanem. Et tegelikult siin kõlas nii Sulevi kui ka härra ministri suust need samad mõtted läbi, et me oleme alates valla ühinemisest kõiki neid muutusi teinud ja öelda, et maaomavalitsused või nii-öelda ei oska rahaga ümber käia ja tõesti, koolid on ühtsete juhtimiste alla viidud, on lasteaiad ühtsete juhtimise alla viidud ja loomulikult mõni muutus võtab rohkem aega, aga seda öelda, et nagu tõesti raha lihtsalt põletatakse, et sellega ma kindlasti nõus ei saa olla, et neid liigutusi tehakse. Sulev on väga kursis ka Järva valla tegemistega, et meil on tohutud nimekirjad, mida me oleme kõik teinud, aga ka see on jätnud meid olukorda, kus sisuliselt me ei suuda ka toetusrahaga teinekord midagi ellu viia, sest investeerimisvõimekus on lihtsalt niivõrd nõrk, aga tõesti, kui me vaatame ka seda finantsvõimekuse tabelit, kuidas see tekib, siis väga selge iseloom jookseb välja selle lõpuvaldades, et ongi suur hajaasustusega piirkond, rahvastiku tihedus on väga väike, et see iseloomustab kõige enam neid lõpuomavalitsusi, et tõesti meie vald on 85 kilomeetrit pikk ja meil on selle valla peale 6 kooli, üks keskkool küll, aga teised on siis 1–6 klassi ja 9-klassilised, et neid muutusi tehakse, aga neid ei ole ka siiani olnud piisavad, et ma ei ole kindlasti nõus sellega, et need maaomavalitsused ei oska üldse midagi teha ja põletavad raha. Kindlasti me ei põleta, me oleme niigi juba kivist vee välja pigistanud. Aitäh! Selge, arusaadav. Meelis Luht, palun. Ja, tere, Meelis Luhtina on Tartu rahandusjuht, et kogu aeg sellest retoorikas paistab välja, et nagu Tartul on kõik on väga hästi ja et kui Tartul on, siis võtame ära, jagame ümber. Et siin on nagu mul 2 sellist nagu kommentaari, et meil on nagu tundub eelmise aasta ka läbirääkimiste muudatuste käigus on selline jutt olnud, et umbes, et teil on nagu raha küllalt, et küll te saate hakkama, võtame teilt ära ja olgi üks projekt, kus nagu oli nagu meil nagu tulubaas reaalselt vähenes. Et see on üks asi, mida me oleme märganud, et kui me teeme asju efektiivselt, et siis miskipärast meid nagu tahetakse karistada selle eest. Teine, mis nagu Tartut puudutab, on see, et kui me räägime Tartust ja Tartu maast, siis on väga suur erinevus, mis toimub Tartu linnas, mis toimub Tartu linna ümber. Me näeme, et tulumaksu kasvumäärad on meid ümbritsavates valdades 2 korda suuremad kui Tartu linnas juba pikka aega. Et me peame mingi lahendusi leidma siin ka Tartule, et kui meie kanda on infrastruktuuri kuulu kooli, transport, mis iganes, inimesed tahavad siia tulla, siis me saa neid sundida kuidagi teistmoodi nagu elama kusagil mujal, aga me peame selle mudeliga arvestama, et ka Tartul on omad probleemid, et ei saa öelda, et Tartul on kõik hästi kogu aeg. Aitäh! Selge. Tartust ka selge sõnum ja eks see muide seesama natuke mingil moel ka Tallinna ja Tallinna lähiümbruse valdadega on täpselt seesama teema tegelikult, et Tallinn on tegelikult vanem, niinimetatud vanem omavalitsus, kui on Tallinna lähiümbruse vallad, kes on nooremad tegelikult, aga
aga jah, see on erinevatel piirkondadel on erinevad iseloomud ja nii ei ole võimalik ka välja töötada ühtset väga head universaalset lahendust kõikide piirkondade jaoks ja siin tuleb olla tark ja nutikas. Nii, Randar Lohu, palun. Aitäh, ma olen väga nõus ministriga, kes ütles, et tuleks sukest pikaajalist plaani vaadata ja pikaajalist planeerimist nagu teha. Et Andrus ütles ennem, et aasta alguses oli Tartus rahanduse töörühma koosolek ja see toimus 1. märtsil ja see üsna palju asju nagu kokku lepitud ja ka pikaajalise plaani nagu mõttes. 5 päeva hiljem olid Riigikogu valimised ja valitsuskabinet muutus oluliselt, ehk siis seal varasemad ideed või kokkulepped, mõtted, millest sai nagu räägitud, et need enam lauda nagu ei tulnud ja selles osas on ka nagu mitmed muutused olnud, kas või selle tulumaksu koefitsiendi osas nüüd. Et kui me nüüd sellest pikaajalist juttu nagu räägime, et millised või kuidas need koefitsiendid nagu nüüd kujunema hakkavad, et palju sealt siis selle palgatulu pealt hakkab olema, kuhu suunas liigub see pensionide tulumaks ja nii edasi, et uue aasta osas on praegu nüüd mingid numbrid teada, aga mis sealt edasi saama hakkab, et teaks ka oma plaane ja strateegiaid teha. Mul on vist Neeme kõige lihtsam vastata, et tõesti 24. aasta osas on ju otsused tehtud ja neid enam muuta ei saa, seal kehtib see poole aasta etteteatamise aeg ja kõik, mis saavad toimuma siis alates 25. aasta 1. jaanuarist ehk teie järgmiste eelarvete siis planeerimise ajaks, et need arutelud seisavad ees, et ma ei julge täna väita, aga mida mina isiklikult näen, jälle soovimata mingit suunda siin anda, et need võiks tulla ikkagi teiega koos arutledes, aga on see, et siduda ikkagi ka juriidilise isiku tulumaks kohaliku omavalitsuse tulubaasiga, et läbi selle siis reaalselt teie territooriumile asuvad ettevõtted tooksid ka tulu, hetkel toob seda ainult ju üksikisiku tulumaks, lisaks siis toetusfondi ja tasandusfondile, kes saavad, et see on esimene asi, mida ma ise näen, et võiks nagu rakendada. Aga need arutelud seisavad ees ja piisavalt jääb aega ka kõigil kohalikel omavalitsustel siis terve järgmise aasta jooksul neid muudatusi ka siis oma strateegiatega siis kooskõlla viia või muudatusi viia, aga jah, see on üks suurim asi, mida mina näen, et me peaksime tegema. Nii, kas Toomas Tammikul on vana käsi püsti või on tal uus käsi püsti? See oli vana. See oli vana käsi. Nii selge. Kas praegu on veel sõnasoovijaid? Ma vastan siin nii kaua, kui saavad veel käsi tõsta siin paarile küsimusele, mis siin kõrval on, et kas ma sain õigesti aru, Piret Tsahkna küsib, et raha maht ei suurene KOV-ides, vaid allikad muutuvad ja toimub ümberjaotus. Riigieelarve strateegias projektis või selles arutelude faasis on lähteülesandeks, ma arvan, see on ka meediast läbi käinud, on rahandusminister öelnud, et ühtegi lisataotlust juurde ei võeta. Kõik täiendavad tulud siis riigieelarve strateegia vaates saavad tulla kas ümberjagamiste näol, täiendavate tuluallikate leidmise näol ja seda me olemegi täna siin arutanud, et kuidas me saaksime pakkuda täiendavaid tuluallikaid kohalikele omavalitsustele, olgu see siis sotsiaalse investeeringu komponent, olgu see kohalike mingite maksude temaatika, maamaksupiirangute vabastamine ja nii edasi. Või teine variant on siis see, mida see aasta väikses mahus tegime, et vaadata ümber inimeste paiknemine lähtuvalt siis ealisest läbilõikest ja vajadusel suurendada siis pensioni tulumaksu osakaalu, mida me see aasta ükskord juba tegime. Aga see ei tähenda, et me ei võitleks täiendava raha eest ka kohalike omavalitsuste tulubaasi. Et seda teevad kõik teised ministrid, seda on tehtud varasemate valitsuste ajal, et me kindlasti selles seisame, aga lähteülesanne on jah, nii nagu Piret siin ütles. Ja teine küsimus, mis oli siin, ma vastan selle kiiresti ära.
nii juba on nii palju edasi liikunud, et siin ütleb Aimur Liiva, et Kiili vallas asuvates ettevõtetes käib tööl võib-olla 10% kohalikke inimesi, et see jälle ilmekalt näitab, et tegelikult kui tuleb ka see juriidilise isiku tulumaksu komponent kohaliku omavalitsuse tulubaasi kuidagi sisse, et Kiili puhul ma saan aru, et see oleks nagu väga tervitatav, kuna tõesti üksikisiku tulumaksu osas käib ainult 10% või saab ainult 10% siis töötajaskonnast siis Kiili valla eelarvesse oma tulu anda. Nii, aga selge, nii, aga Taavi, palun, Taavi Aas tõenäoliselt siis. Ja tere veel kord, et mul hästi kiire küsimus, et millal tuleb sügisene majandusprognoos ja kas see majandusprognoos korrigeerib ka seda varasemat raha minni KOV-idele tulumaksu laekumise protsenti, mis meile strateegia tegemiseks on ju tegelikult aluseks? Nii, Sulev kommenteerida. Majandusprognoosi, jah. Et see majandusprognoos nüüd RMi suvine majandusprognoos avalikustatakse nüüd siin järgmisel nädalal, et siis seal kindlasti läheb see omavalitsuste tulumaksu planeeritud suurus ka muutmisele. Kohe kindlasti. Aga me praegu täpsemalt öelda ei tohi, et see on selles mõttes, et see on siis, kui see avapauk käib, eks ole, see pressikonverents, siis läheb see majandusprognoos avalikkusele, ütleme praegu tähme täpsemalt midagi öelda, hetkel ei saa. Ja, aga strateegiate tegemine käib, et ja... Üks nädal. Üks nädal. Midagi teha ei ole, see on kokkulepe niimoodi, et... 24 oli, minust oli see avalikustamine. See on nagu kokkulepe, et prognoos on tervik ja siis mingit juppe sellest enne ei kommenteerita, kui see on avalik. Ehk vastus siis Taavi küsimusele, et 24. järgnevatel päevadel on see siis olemas ja kõik kohalikud omavalitsused saavad siis ka seda dokumenti oma asjadesse aluseks võtta. Nii, Meelis Luhalt küsimus ministrile vestluses. Milline on praegune valitsuse seisukoht haldusreformi või selle jätkumise osas ja kas see võiks suurendada või vähendada KOV-ide efektiivsust? Tänase koalitsiooni seisukoht on, et nii-öelda sellist suurt ja riigi poolt ülevalt alla tulevat haldusreformi koalitsioonilepingus kokku ei lepitud. Laua pealt oli, arutelus ta läbi käis. Ehk praegu on vastus see, et riigi poolt me seda siis nii-öelda ei suru või ei toeta, aga ma ise küll, ületades võib-olla oma volitusi, siis koalitsiooni vaates kutsun küll üles jätkuvalt kõiki kohalikke omavalitsusi, kes näevad, et ühel või teisel moel on nendel mõistlik ja hea kellegiga ühineda, et siis seda ikkagi arutada riigi poolt igal juhul selleks tugi on olemas, esialgne küll läbirääkimiste läbiaitamise viimise vaates ja nii edasi, aga võib-olla õnnestub ka ikkagi mingisuguseid täiendavaid siis rahalisi komponente sinna juurde panna. Et mina isiklikult ütlen, et Eestis oleks vaja veel teatud piirkondades teatud ühinemisi ette võtta. Nii, selge. Raido Liitmäe, palun. Ja tervist ka Muhumaalt, et siin on rohkem rääkinud suurte omavalitsuste juhid, aga jah, ega ma ilmselt ei suudagi aru saada, kuidas tulumaksu ümberjagamine saab ära võtta ka Muhu suurelt vallalt. Ometi oleme tagamaalne vald, oleme kõrge eakate protsendiga vald, aga no nii on hetkel ja ega me sellega lõpuni rahul ei ole ja eks me püüame sellest teemast ka eraldi rääkida, et tulevikus üks asju see ei süveneks. Aga minu pigem nagu kommentaar või sõnum on see, et palun ärge laske teiste ministeeriumite või meetmetel ka siis kasutada lõpuni seda sama valemit või seda tabelit. Näiteks see sama uus, mis tuleb elamist pinnade väheste toetusvajadusega inimestele meede Sotsiaalministeeriumi poolt. Jälle on aluseks võetud see sama
sama nii-öelda jõukate tabel, kus siis Muhu on vapralt kõrvuti koos Tallinna või Harju kuldse ringi valdadega, kus meie osalusprotsent on 40. No see tähendab seda, et see meede on meile kasutuv. Kas ehitada sarnast hoonet Muus või Tallinnas on juba ehitushinnad on erinevad, pluss proportsionaalselt oma osalus nagu valla eelarve suhtes. No, see on mõeldamatu, et järelikult, kuigi me oleme siis tohutud efektiivne vald, imeväike küll, aga meie näiteks sel juhul ja vajadus sportlipinda on väga suur, aga meil on sisse kodeeritud, meie seal osaleda ei saa. Aitäh, see oli pigem kommentaar. Selge. Ma kommentaaril ikkagi hästi lühidalt vastan tere Raidole ka, et ühtepidi on see tekkinud mõnes mõttes nagu huvitav olukord, et Muhu oli nagu nii-öelda ka üks kohaliku omavalitsuse, kellelt raha ära võeti. Aga ma olen nüüd vaadanud ka Muhu siis olukorda sisse ja siin ma arvan suur tunnustus ja kiitus pikaaegsele vallavanemale ja ka eelmistele, kes on Muhu asja ajanud, et Muhu seis ongi hea, et võrreldes siin paljude teiste kohalike omavalitsustega, et siin kiitus Raido, et mis iganes moodi te olete selle saavutanud, teie olukord ongi enamikest Eesti kohalikest omavalitsust lihtsalt nii palju parem, ja ma ei ütle jälle, et teil ei oleks omad mured, aga lihtsalt numbrid on teil ikka tõesti nagu muljet avaldavad ja kiiduväärt tööd on tehtud, aga see, mis puudutab oma osalust ja selliste projektide asi, et see oli õige tähelepanek ja me kindlasti vaatame kõigi nende asjade puhul edaspidi oluliselt hoolikamad sinna sisse. Ja aitüma, aga veel kord, tunnustused on toredad asjad, aga nendega paraku teeauk ei lapi ja koolimaju ei ehita. Et ega meil on täpselt sama teema, et lähiaastal investeeringud on meil sisuliselt, peame kriipsud peale tõmbama. Kui meetmetes ka toetust ei saa, siis nii ongi, et siis varsti muutub järjekordne Eesti piirkond, muutub jälle ilmselt abisaajaks. Selge, Muhu teemad. Meelis Kukk, palun. Tere päevast. Ma toon siia ühe võib-olla päevakajalise teema, mis ka puudutab omavalitsuste tulubaasi. Lisaks strateegilistele sisenditele omavalitsused vastu ootavad kõige pealt, mis juhtub õpetaja alampalgaga. Sest kui läbi toetusfondi me saame riiklikke keskvalitsuse vahendeid 1/3, siis kohalikud omavalitsused, kelle teemad on seotud alampalgaga, peavad panustama 2/3 juurde, et tulenevaid regulatsioone täita. Ja minu ettepanek ja ma olen kuulnud laiemalt omavalitsusjuhtide poolt ettepanek on, et see täiendav palgavahend, see tuleb koolidele, haridusasutustele vaba ümberjaotatava summana, mitte ei seota alampalgaga, sest sellist 24 või ka 20% tõusu, seda on väga keeruline omavalitsustel teist aastat järjest taluda. Aitäh! Ja selge, väga selge ettepanek ja saab kindlasti fikseeritud. Nii, kas on veel praegu uusi käsi? Taabil tõenäoliselt on käsi üleval, aga siis võib-olla siis niimoodi, et me oleme nüüd 1,5 tundi olnud ja teemadel rääkinud. See presentatsioon, mis nüüd sai näidatud, seal on nüüd kirjas üks hulk teemasid. Seal on kirjas ka need asjad, mis on 24. aastaks planeeritud ja mis 25. aastaks ootavad läbirääkimisi. Ja nagu ka päris koosoleku alguses oli siis öeldud, et tänane koosolek on nende läbirääkimiste avapauk ja kõigepealt siis Linnade Liidu poolt koondatav ettepanekute pakett ja võib-olla Jan äkki ütled veel ühe korra üle selle edasise suhtluse, et ei jääks kellegile arusaamatuks. Ja aitäh Neeme, et 30. august on meil liidu rahanduse läbirääkimise töörühm, et seal on meil hästi palju tublisti finantsjuhte.
ja sealt me võtame need teemad rohkem pulkadeks ja lahti ja ütleme, Sulev on lubanud siis natuke varustada meid erinevate mõjuanalüüside ja arvestusvalemitega. Ja hiljemalt siis 5. september me esitame linnade ja valdade liidu poolsed ettepanekud ministeeriumitele ja ütleme nii, et võib-olla enne seda oleks meil mõistlik teha üks teekorje ka tulenevalt tänasest nii-öelda koosoleku tagasisidest. Ehk et me kaalume siis liidu poolt saadame laiali ka meie koolijuhtide listi kirja, et anname näiteks tähtaeg 28. august saata oma ettepanekud mõtteid, et me saame neid arutada rahanduse töörühmas ja viinad ka liidu juhatuse ette. Ehk et lühivaate plaan täna liidu vaates on siis 5. september, kus me esitame Eesti linnade valdade liidu ettepanekud. Ja ütleme, see juhatus on saanud neid valideerida ja mõtistada ka natukene, mis võiks olla need kõige olulisemad ja vajalikud. Selge. Ja siit edasi siis juba läheb siis asi ministeeriumi arutellu, kui need ettepanekud on laekunud. Ja meie tähtaeg tegelikult siis oma aruteludega jõuda valitsusse on selle aasta detsember. Ja sealt edasi juba siis arutelusid juhib meil KOV finantsosakond, nagu ma aru saan. Sulev. Ja nii see on, et praegu ei oska seda septembri ja oktoobri ajakavasid nii kohe ette öelda, aga korjame kokku ja siis hakkame otsast minema, et teeme siis järgmise töörühmad. Me peame nüüd ministriga arutama, mis formaadis tema tahab siin ka osa võtta niikuinii mingi hetkel on ja me peame need veel natuke läbi mõtlema. Siis me arvame mingi hetk nagu Janniga veel arutame neid asjad korra üle, et kuidas see täpselt välja näeb siis asi. Ja teine asi on muidugi see, et käesoleva või nüüd meie tänase koosoleku lindistus, siis link sellest kõigile on ju. Ja see meie chati vestlus on siin ka hästi viljakas olnud, erinevaid küsimusi rohkem ja vähem. Et selle chati vestluse ka kindlasti siis sealt kopib ära ja sealt saab juba nii ideid, mida on välja käidud kui ka küsimusi ja võib-olla sellest tagasisidestamisest siis katsub ka nendele küsimustele mõningaid vastuseid siis anda, millele on võimalik anda. Nii, aga ma nüüd näen, et on veel käsi kerkinud. Taavi Aas, kas tõstis uuesti käe? Ei, vabandust, mul on. Ei tõstnud. Kas Meelis Kukk tõstis uuesti käe? Mina tõstsin käe praegu. Ei, mina ei ole tõstnud, on vist üles jäänud. Nii, aga siis Andres, palun. Vabandan, et ma korraks siin veel vett sogan, aga lihtsalt Aimur tegelikult tõstatas ja ma mõtlesin, et ma küsin selle, kuna haridusministri vestluses ma ei saanud osaleda tänu sellele, et ma tahtsin siin osaleda, siis igaks juhuks küsin, et äkki Madis teab, kas õpetajate palgatõusu osas on midagi uueks aastaks teada, sest tegelikult on see hästi oluline küsimus, kuna see seostub kogu meie ülejäänud palgapoliitikaga, see pole üldse nagu lihtsalt küsimus uudisimuks. Hetke vastus on, et ei ole kokkulepet. Meie oleme nii-öelda regionaal- ja põllumajandusministeeriumi poolt pannud selge kriteeriumi, et seda peab vaatama koos lasteaiaõpetajate siis rahade toetusega kohalikele omavalitsustele. Neid ei saa lahku siduda, ehk kui õpetajate palk peaks tõusma, siis meie hinnangul peab riik hüvitama ka selle vahe, mis puudutab siis lasteaiaõpetajate palkade tõusu. See on kõige suurem muudatus või kõige suurem mõju nagu kohalike omavalitsuste eelarvele. Et hetkel kokkulepet ei ole ja seal me teist korda sellist asja kindlasti lubada ei saa, nagu toimus eelmine aasta, mis suurematele kohalikele omavalitsustele tähendas ühe otsusega miljonitesse ulatuvaid täiendavaid kulusid. Täpselt nii, et arvestades meie lasteaia rühmade arvu üle 70, mis tähendab seda, et õpetajate palgatõus automaatselt toob meile väga meeletud eelarve kulu kasvu kaasa. Aga ei, selge. Eks siis ootame ka selles osas täiendavat informatsiooni. Aitäh. Nii, aga selge. Aga tõmbame siis oma vestlusringi kokku ja kõigepealt tänan ettevalmistuste eest meie finantsjuhtimise osakonda.
ja kõiki osalejaid ja minister omalt poolt lõpusõnad äkki. Jah, aitäh. Ma tänan ka kõiki, kes said osaleda. Kindlasti, nii nagu ma ka ennem ütlesin, et ma ise lootsin, et võib-olla selliseid formaate saab olema rohkem, aga olles nüüd veendunud, et tegelikult ma tahaks ikkagi teiega vahetult kohtuda ja kuna COVID sellisel kujul enam meid ei ründa ja ei ohusta, et siis minu soov oleks küll, et järgmised kohtumised oleksid vahetult ühes asukohas, et oleks lihtsam, et jah, erandina alati saab ka Teamsiga, aga lihtsalt need arutelud oleks sisukamad ja vahetumad. Ja kindlasti veel kord palve kõigile, et proovime mõista, siin ma vaatasin, et tehti juba kutseid omavalitsusjuhtide vahetuse osas, et üks mõistaks teist paremini, teine teist paremini, et ma arvan, et täpselt seda me peamegi nagu taga ajama, et erinevad mured on, erinevad väljakutsed on, aga et me kindlasti ei saa kuidagi alahinnata või vähem tähtsaks pidada erinevate KOV-ide muresid, et kõigis piirkondades, mina väidan, tehakse tänuväärset tööd ja kõik panustavad selleks, et nende inimeste elu oleks selles piirkonnas nii hea kui võimalik. Ja meie poolt siis, nii nagu me ütlesime, tuleb vajalik info nii ettekande näol ja sõnastame ära ka selle täpsema eesmärgi, nii pikema strateegia kui ka akuutsed lahendused, mis vajavad lahendust ja lähteülesanne siis ka teile, kui te saadate neid ideid on, et teadke, et tänase hetke siis eelarvestrateegia koostamisel on meil antud ette siis tingimus, et täiendavaid kulusid või täiendavat tulusid meile kasutada riigieelarve vaates ei tule, mis ei tähenda, et me ei võiks neid üritada, aga et pigem mõelge, milliseid lahendusi me saaksime olemasolevate vahendite sees või teatud seadusandluse pügalaid muutes, mis ei nõua siis eelarvest suuri kulusid. Et kahjuks selline see olukord täna on, aga veel kord suur tänu kõigile ja järgmiste kordadeni ja siis loodetavasti juba ühises inforuumis ka ruumi mõttes. Aitäh! Aitäh kõigile! Kena päeva! Aitäh! Head aega! Sul oli või Regliti numbrit on?